Tere, olen Illar Kohvina, oote täna pühapäev 13. juuni aastal 2021 ja teeks väikese kokkuvõtte siis reedel 11. juunil Tartus olnud Zodiaagi lõpupeost. Noh, tähendab, kuidas ma ütlen nüüd, et Zodiaak sai siiski pikendus aasta võrra, nii et seda nagu ette ei teatudki, et baaridaam Lea sai sellest asjast teada üldse ajakirjanike käest, kes selle eelnevalt baaris kohal käisid, ühesõnaga nii, et anti teada, et see masinatehase omanik või see, et see on täiesti nõus, et see Zodiaak jätkub vähemalt aasta võrra, nii et saab ka siis seal edasi pidusid korraldada, ma arvan, et Tiit Seiki on ka sellest huvitatud. Et nii suur pidu nagu siin nüüd oli, et vist ei tule enam, aga väiksemaid pidusid kindlasti. Ja siinkohal tahan tervitada tänada Pärnu tuntud laulumeest ja rahvalemmikut Erko Korpi, kellega koos ma sain seekord seal Zodiaagi lõpu peal ära käia, et reedel keskpäeval me siit startisime Viinahaavalt ja Tartus me olime kuskil peale 3 natukene, et me tegime väikese peatuse ka Viljandis, et seal natukene süüa mingisuguses aasiapärases mingisugus baaris, mis seal oli, et seal olid väga sellised omapärased toidud. Ja siis käisime ka mingisugusest plaadipoest läbi, kust Ergo leidis, et tema plaat on seal müügile sõnaga ja siis tostis omale ka sealt midagi. Nii, ja siis kui me jõudsime Tartusse, siis sõitsime hotell Tartu juurde, sest seal ootas mind Tiit Seiki ja sealt võtsime kohe takso ja sõitsime siis Raimo Tilgori juurde, kus me siis salvestasime ka minu uue loo Suvehommik. No ütleme nii, et selles loos on kaastegev kõik ise, sellepärast et minu jaoks oli see lugu natukene raske. Kui lugu tehtud, et siis kirjutasime ruttu Zodiaaki. No Zodiaagis tegi üle 4 tunni tegi otseülekannet portaal Elu24 ja selle peatoimetaja Katrin Lust. Noh, nalja sai ka sellega, et Katrin Lusti teatakse ikkagi kui Kuuuurijat, eks ole. Aga noh, seal ta ei teinud Kuuuurijat, vaid tegi seal hoopis seda meelelahutuslikku osa ühesõnaga. Ja Katrin Lust viibis siis seal kusagil, noh, ma ei tea, 90 või niimoodi, et või vähemalt see Elu24 ülekanne siis kestis kella 9 kuskil. Nii et kes soovivad vaadata, mis seal Zodiaagi lõpu peal toimus, siis vaadake Elu24 sealt järgi, et see otseülekanne on nähtav ka nii-öelda järelvaatamise sõnaga, et otsige see ülesse. Ja kohal käis ka Taavi Libe, sest tal on selline suvesaade nagu Läbi suve Taaviga ja noh, see saade on eetris siis igal nädal, esmaspäeval, teisipäeval ja siis neljapäeva õhtul sõnaga, nii et millal see Zodiaagis saatjupike eetris tuleb, seda Taavi Libe ei osanud mul täna veel öelda. Ja väga meeldiv oli, et noh, kohal tähendab esinesid ka sellised showstaarid nagu Arno Toksma ja strippar Marko Tasane ja loomulikult Erko Korp ja siis Tiit Seikile suur tänu ja kummarduse sõnaga, et Tiit Seiki jälle sellise suure korraldustöö nagu ette ikkagi võttis, et see ikka nõuab ikka närvikulu ja kõike, nii et ei ole niisama, et noh, rahvas tuleb nagu peol, et kõik on okei, et tantsime, laulame, aga see ettevalmistus võtab ikka omajagu aega. Nii et ja siis seal olid teisedki meediaväljaanded veel, mina ei tea, kas oli Õhtulehe fotograaf ja Postimehest, eks ole, aga noh, nendes väljaannetes ma ei ole midagi sellist asjalikku lugu veel praeguse hetke seisuga näinud, ühesõnaga, et noh, et Elu24 oli ikka noh, super ülekande tegija, intervjuusid, värgid ja minu fännidega oli isegi juttu ja nii, et täitsa tipp-topp ja tervitame siis Katrin Lusti, et ta sellise toreda ettevõtmise üldse ette võttis, ühesõnaga, et sinna Zodiaaki tuli. Ja siis, kui pidu läbi sai, noh, kui tähendab kella 10 oli nagu plaanitud, eks ole, aga noh, kuna just tol reedel need piirangud veel vabanesid, nii et oleks võinud ka vabalt kella 2 näiteks pidu pidada, aga noh, lõpetasime siiski selle esinemise seal natuke peale 11 ära. Aga ma ei tea, kas baar jäi veel mõnda aega avatuks, et nii palju kui seal inimesi oli. Ja siis noh, mina sõitsin siis Tiit Seiki ja tema autojuhiga siis Moostesse nagu, et noh, natukene ööd veeta seal puhata.
ja siis hommikul siis sõitsin 8:11 bussiga Moostest Tartusse ja 9 paiku olin seal, siis ma käisin Tartu turu peal ja mõnes poes veel, sest ootasin, kuni siis Ergo Korp ja oma kaaslannaga seal hotellis nagu ärkavad ühesõnaga ja siis läksin sinna ja siis alustasime kusagil 11 läbi oli, kui me hakkasime Tartust nagu siis ütleme siia Pärnu ja Viinaua poole sõitma, nii et kodus ma olin siis peale 2 kuskil 14:15 umbes niimoodi, et noh, Ergo sellepärast ka kiirustas ühesõnaga, et tal oli ju laupäeval Pummis esinemine, nii et ta natuke tahtis nagu magada ka. Aga noh, tänu kaaslannale, kes tal roolis oli, nii siis kui Tartu peale sõitsime, kui Tartu poolt ära ühesõnaga, et ta sai vähemalt nagu siis autos natuke puhata. Nii et mina ütleks, et see Zodiaagi lõpupidu oli igati vägev ühesõnaga, aga samas on ka see, et mõningate need esinejatele ütles nagu Eiki Ainsalu ei, et ta kolme tegelasega enam koostööd ei tee. Noh, ma ei hakka neid nimesid mainima, aga noh, üks neist on ühe ma ütlen, üks oli see Kasatšok Jüri ehk Jüri Sandberg, kes loobus nagu Tallinnast sõitmast ühesõnaga sinna Tartusse lõpupeole, et ajas igasugust plära seal vastu ühesõnaga, et keegi teda seal, mina ei tea, keelanud vist otseselt ei ole, aga et ta oli igasugust pada ajanud, et mistõttu ta ei tulnud, aga no ütleks niimoodi, et kui sa oled ikka lubanud tulla, et siis peaks ikka kohal tulema, et see on ikkagi oma nagu margi täis tegemine, et kui sa oled lubanud ja su nimi on kirjas, et sa esined üritusele, kui sa järsku ei esined, noh, siis sa ei ole ju tõsiseltvõetav, noh, see on juba tema mure. Nii et soovin kõigile kena suve jätku ja järgmise korrani, nii ütlen mina, Illar Kohv Viinaalt.